Tervist! Täna me vaatame, mis Eesti turul liigub umbes 2000 ja 3500 vahel. Näiteks siukse autot saab osta 2000-ga ja siukest autot saab osta 3500 euroga. Muidugi S-idest me ei räägi, sest S-id on täitsa teine klass. Kõige odavamad siuksed autod on bensumootoriga, manuaalkastiga või mingi juba katkise automaatkastiga. Antud autot eraldab teistes autodes see, et ta on 1.9 diisel, manuaalkast ja nelikvedu. Siukne ta ilus on, väga ilusat värvi. Salongist väga pikka juttu ei tule, aga kõik on terve, midagi väga hooratud ei ole. Meil on ilus sportrool, sportistmed. Tagant ruumi täitsa on, kõik terve ja viimati keegi vist väga koeri ei sõidetanud. Taga meil on kärukonks ja pagasiruum, kuhu põhimõtteliselt mahub igasugust asju. Aga ma arvan, nüüd kolime salongi ja vaatame sealt edasi. Nüüd me kolisime sisse ja vaatame, kas läheb käima. Väga ilusti. Meil on topsikuhoidjad, kaardide tasku, töötav raadio. Kliima töötab, puhub ilusti sooja, külma ei ole veel proovinud. Aga teeme siis paar kilomeetrit. Käigukast ilusti lülitab kõik käigud sisse. Meil on 6 manuaalkast, mis maantee pealt teeb seda sõitu suht ökonoomsemaks. Üks 9 mootori kohta võiks vabalt öelda, et minekut tal on ja täitsa piisab. Ja mis siis lõpuks selle auto miinused on? Miinusteks võiks mainida seda, et mõnikord põleb airbag tuli ja isegi läheb kustu, läheb põlema. Tagasi luugi peal meil on üks suur mõlk ja alt natukene pindmist roosted. Ja mootori lekkide poolt, et alt kuskil natukene imitse põli. Mitte väga palju, aga ikka natukene on. Proovime siis 6. käiku ära. Täitsa olemas. Auto sõidab sirgelt, teda ei kisku vasakule ja paremale. Autol praegu on head naastrehvid, kaasa saab ka suverehvid eraldi väljade peal. Ja ma arvan võimalik, et suverehvidega ta on veits vaiksem, aga ikkagi. Ja nüüdki me jõudsime lõppkokkuvõtteks. Räägime tehniliselt poolt, mis on siin tehtud. Antud mootoril on vahetatud plokikaan. Plokikaane augud, kus lähevad pihustid, on freesitud puhtaks ja pihustid pandud restaureeritud ja kõik juhtmistik on uus. Et nagu sellega tulevikus probleeme ei tule. Esiveerming on korda tehtud ja esipidurid ka. Tagapidurid, põhimõtteliselt natukene veel on. Midagi hullu ei ole. Kohe vahetama ei pea. Ma arvan, et meil Eestis seda autot kutsutakse, siukse kombo kutsutakse legendaarseks, et 1.9 diisel, quattro, manuaal.